Nii, Diana, sul on nüüd roosid kenasti kaetud siin. Et täna on ilus kevadine sombune ilm, me võtame need lahti. Päikesega seda väga teha ei saa, sest et roosipungad on õrnad. Ja võtame nad siis lahti. Nii, nad on sul kenasti üles mullatud siin, just täpselt nii nagu peab, kusagil 10 sentimeetri ulatuses. Et nüüd me ajame selle multsi ühele poole laiali ja siis hakkame neid lõikama. Hea oleks, kui nad enam-vähem kasvukõrguselt välja saaksid siis. Nüüd on siin näha külmakahjustused, need oksad on läinud pruuniks, eriti hästi on sellel taimel näha. Seda sa ei ole ka katnud, ma näen. Tema talvekahjustus on näha täpselt selle kohani, kus pruun vars läheb üle roheliseks. Roosi lõikamisel on nüüd hästi oluline see, et me vaataksime, kus asetsevad tema pungad. Need punased ilusad pungad, nende pealt me peame lõikama, aga lihtsalt mitte igalt poolt, vaid lõigata tuleb välispidiste pungade pealt. Et vastasel juhul, kui me lõikame sisemiste pungade pealt, siis see oks, mis kasvama hakkab siit peale lõikust, läheb täpselt risti keset põõsast. Samuti lõikame me ära need oksad, mis kasvavad sissepoole, taime sisse või siis on silmnähtavalt nõrgad, nagu sellised pisikesed oksad. Neid me alles ei jäta. Lõikame nii madalalt kui võimalik. Ega need, mis on üsna halva kujuga. Teistel okstel hakkame siis otsima neid välimisi pungi. Esimene elus väljapool asetsev pung lõikame selle pealt. Selle roosi peab nüüd üsna madalalt lõikama, sest et ta on sul katmata ja tal on täiesti külmunud varred. Need vanad oksad tuleb lõigata maha nii lähedalt, kui sa vähegi saad. Et võtta täiesti mulla piirilt need ära.